Nii, armu rahu, armsad õed ja vennad Jeesuses Kristuses. Nii, loen siit. Me peame enda sees avastama igasugused vaime, kurja vaime ja muud varianti meil ei ole, kui me peame saama teada nende mustreid. Milline on nende muster? Nii, ja nüüd ma loen ette Absalomi ja Leviaatani vaimu avastamine. Et kui selline muster enda sees kuskil on, siis tuleb see vaim endast välja ajada. 2. Saamuel 15, 2-6, siis 1. Korintasel 14:33. Nii, pühakirjas on mustreid, mis ei ole pelgalt ajaloolised, need on õpetlikud. Nad paljastavad, kuidas teatud operatsioonid liiguvad, kuidas nad ligi pääsevad, kuidas nad püüavad lammutada seda, mida Jumal on kehtestanud. Nende hulgas on Absalomi arvestus, üks selgemaid kokkupuuteid sellest, kuidas mäss ei alga avalikult, vaid peenetes positsioneerimistes, relatsioonilises mõjus ja südamete järgulises ümbersuunamises. See on väga kaval taktika. Absalom ei tõusnud üleöö. Ta ei astunud alguses otse võimudele vastu. Ta paigutas end värava juurde, ligipääsu kohas, koht, kuhu inimesed tulid murede, küsimuste, lahendamata asjadega. Seal ta kuulas, ta kinnitas seda, kuid selle all, mida paistis olevat kaastunne, toimus midagi muud. Ta hakkas taju ümber kujundama. Ta ütleks, teie väited kehtivad, istutades samal ajal mõtet, et kedagi ei ole määratud neid õigesti kuulama. Seda tehes ei tundnud ta lihtsalt kaasa, ta diskrediteeris välja kujunenud autoriteeti. See on Absalomi mustri olemus. See ei alga avatud mässuga, see algab kokkuleppest, mis tundub õige, kuid ei ole joondatud. See tekitab usaldust, suunates samal ajal vaikselt ümber lojaalsust. Pühakiri ütleb, et Absalom varastas rahva südamed. Hakkas meelitama. Ta ei nõudnud neid, ta ei sundinud neid, ta sai neid järgult suhteliselt aja jooksul. Just see teebki selle mustri ministeeriumi kontekstis ohtlikuks, Jumala ihule ohtlikuks, Jeesuse Kristuse ihule. Alguses tundub see harva häiriv, see näib sageli kasulik, kättesaadav, isegi pingeliselt tajutav, kuid selle lõpp ei ole ühinemine, joondumine, vaid see on jagunemine ja lõhenemine. Selle mustri alguseks on lahendamata solvumine, selle juur on lahendamata solvumine. Absalom kandis endast sisemist kaebust, millega kunagi korralikult ei käsitletud. Ta oli kibeduse juur seal sees. Selle asemel, et seda joonduda, korda ajada muutus sellest asjast tema asjade kütus, mis pole paranenud, see lõpuks väljendab ennast. Kui midagi ei ole paranenud, siis lõpuks väljendus see vili tuleb välja. Lõpuks see tuleb välja. Ja kui juhtimiskeskkondades jäetakse solvumine või kontrollimata, siis ei jää see ohjeldamatuks, see otsib kokkulepet, see otsib teisi inimesi, kes nende asjadega nõus on, see otsib maapinda, kus levida, see hakkab otsima endale poole hoidjaid. Siin põimub sageli leviaatanlaste operatsioon. Leviaatlanane, nagu on paljastatud pühakirjas, tegutseb uhkuse, moonutuse ja taju väänamise kaudu. See ei ole pelgalt väline, see toimub sisemiselt, kujundades seda, kuidas inimene näeb, tõlgendab ja vastab. See loob vastupanu korrigeerimisele,
need ei taha korrigeerimist, kaitsevõime, mis keeldub järele andmast, et kaitsekilp muututakse ette endale kohe, ja enesekindluse enda ettekujutuse vastu, mis ületab tõe. Et mul on õigus, mul on nii ja ta ei lase sealt ennast mitte mingil moel enam korrigeerida, isegi siis, kui palju inimesi korrigeerivad. Seal, kus leviaatanlane seal muutub suhtlus pingeliseks, tekivad igasugused lõhed, lahtimised, pinged kasvavad inimeste vahel. Sõnu tõlgendatakse valesti, et ta ütles nii, et näed, tegelikult ta mõtles nii, kavandused on väänatud, parandus võetakse vastu rünnakuna, kui keegi tahab parandada, siis see võetakse, et ta ründas mind, ja selguse asemel hakkab tekkima segadus. Selgust ei ole, vaid hakkab segadus tekkima, lõhed asjad, nagu ei ole kuskil ühendust, enam ei tule. Kui need kaks mustrit koos toimivad, loovad nad ohtliku dünaamika. Leviaatlanlane moonutab sisemiselt taju kaob juba ära. Absalom väljendab seda moonutust väliselt. Absalom toob välja seda väliselt viljana. Inimene hakkab juhtimist nägema läbi keerutatud objektiivi, ta ei näe seda enam selgelt, paneb oma asju sinna juurde, see hakkab panema juurde arusaamatus, valesti tõlgendamine või suurendamine, mis pole täpne. Selle asemel, et seda parandada, hakkavad nad seda esialgu peenelt jagama, rahulikult, nagu hästi pakitud. Nad hakkavad teisi koguma, inimesi enda väidet, kes on nendega nagu ühelt meelel, endale haarama, meelitama. Nad hakkavad kinnitama neid, kes tunnevad end sarnaselt, kui kellelgi on umbes sarnased mustrid, siis jah, näe, ongi nii ongi, ja niimoodi vaikselt, aga selle vili ei ole lahendus, vaid lahkmeel. Ja vaikselt hakkab tekkima paralleelne joondus. See ei ole alati vali, see on tihti suhteline. Vestlused pärast vestlusi, kogu aeg vesteldakse, arutatakse, privaatselt vormistatud kokkulepped, et mitte suure publiku all, vaid kuskilt vaikselt salajanurgas, telefoni teel või millegiga. Küsimused, mis tunduvad kahjutud, kuid kannavad alatooni. Küsimused on alguses tunduvad, et kahju ei tekita, aga kannavad teatud alatooni. Aja jooksul hakkab pinget tundma see, mis oli kunagi ühtne struktuur. Et kus Jumal on vaimu antud ühtsuse on tekitanud, hakkab tulema pinge välgatusi sisse. Inimesed on kuidagi pinges. Mis see minust arvab, mis tema minust arvab, mida ta nüüd mõtleb. Sellepärast peab juhtimine olema eristatav. Eristamisvõime peab olema väga suur. Peame paluma Jumala käest vaimud eristusse, see on tänapäeval väga-väga tähtis. Et ise ennast esiteks läbi katsuda. Seepärast, et kui keegi ütleb, et ennast, et mind ei ole võimalik petta, siis oled juba petetud. Kõiki on võimalust petta ja ülevalt võid kukkuda kõige ülevalt tornist alla, otse esimesele astme peale. Ja ainukene sealt, kus kohas kuradi nool mida kurat kõige rohkem vihkab, on see vendade ühtlus. Kui on vendade ühtsus, siis sinna kuradil on väga raske saada. Seepärast ongi ka kirjutatud seal, tuleb kohe meelde, et kui hea on, kui vennad koos elavad, see on nagu Aaron ja abemees tilgupõli, mis tuleb alla palitsusse ja sinna on Jumal palitusse ja tilgub ja sinna on Jumal seadnud õnnistuse igaveseks ajaks. Nii, sest iga lahkarvamus ei ole mäss ja iga küsimus ei ole häbiväärne. Kui mustrid paljastavad hoiaku, vili paljastab selle juure, et vaadata, mis vili tuleb, siis sa tead, mis juures see on. Kas on heast juurest või on ta pahast juurest. Sellel on vili otsas. Ja kui toimub järjepidev õõnestamine,
järjepidev õõnestamine, järjepidev ümbersuunamine, järjepidev vastupanu joondumisele, ühtsusele on midagi sügavamat töös. Juhtimine kannatab vastutust valvata seda, mida Jumal ehitab. Kui Jumal on midagi ehitamas, siis peab olema valvel. Selle peab väga valvel olema. Pühakiri ütleb, et Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Seal peab valitsema rahu, issanda rahu, mis on üle kogu mõistuse. See tähendab, et tuleb tegeleda kõigega, mis tekitab järjekindlalt segadust, jagunemist, lahkmeeli, väärkohtlemist või ei ignoreeritud, ei sallita, ei adresseeritud. Siin võistlevad paljud juhid, sest Absalomi muster ei paista alati agressiivne. See võib tunduda suhteliselt lähedane, see võib pinnapealselt lojaalne tunduda, kuid lojaalsus, mis ei ole kooskõlas tõega, Jumala sõnaga, ei ole lojaalsus, see on positsioneerimine. Selle mustri jätkumise lubamine tähendab lubada millegil kasvada, mis lõpuks jaguneb, ja jagunemine ei alga avalikult, see algab privaatselt. Privaatselt kohast hakkab pihta jagunemine. Juhtimine peab olema valmis varakult vastu hakkama, mitte siis, kui see on kõigile nähtav, vaid siis, kui muster on avastatud. See nõuab julgust, see nõuab selgust, see nõuab piisavalt maandatud olemist, et mitte lasta end emotsionaalselt narratiividest kõigutada, vaid jääda tõe ja korra ankrusse. Samas tuleb seda käsitleda täpselt. Mitte iga haavatud inimene ei tegutse mässus. Mitte iga võitlus autoriteediga ei ole Absalomi muster. Sellepärast on eristamise, vaimud eristamise ainult väga hädavajalik, sest vale sildistamine võib kahjustada seda, mida tuleks ravida. Kuid mitte käsitleda seda on tõeliselt vale. Kõiki asja tuleb käsitleda. Võib kahjustada seda, mida Jumal ehitab. Eristus on rüht. Me peame aru saama, et sel asjal, mis toimub, kas selles on alandlikkust, tõelist alandlikkust, kas see situatsioon on valmisolek korrigeerida kedagi, korrigeerida ja tuua tagasi tõejoonele. Kas selle esitamisel on tõega joondumine, kas see on kõik piibellik, kas on täis piibellik asi sellel asjal, mis välja tuleb, või on vastupanu, või on õigustamist ja teiste jätkuvalt tõmbamist sellesse vastupannu, et tekib mässamine. Et üks viib taastamiseni, teine viib divisionini, et lahklemiseni ja lahklemised ja laiali ajamist. Kurat tahab kõik asjad laiali ajada, aga Jumal tahab taastada. Kõik asjad on ravitavad. Jeesus on ravija, tema on arst. Igasugused kibeduse juured, igasugused asjad on ravitatavad Jumala sõna läbi. Selle operatsiooni lõpetamine ei tähenda karmust, see tähendab selgust. See tuuakse selgust, asi on nii. See tähendab, et asjade valguse kätte toomist. Kõik asjad tuuakse valguse ette. Tõn. Ja see tähendab, et eramõjudel ei lubata avalikku korda ületada. See tähendab, et otseselt valesti joonduvat käsitlemist, mitte lubamist selle pinna all jätkuda, et kõik peab olema avalik, et ei tohi matt katta kinni. Sest millega varakult silmisti ei seista, tuleb hiljem suurema hinnaga tegeleda. Kui alguses seda umbrahtu välja ei tõmmata, siis on põld seda täis, nõgest täis või takjast täis. Juhtimisel olevad peavad ka ise oma südant valvama. Need, kes juhivad kogudusi, siin just täna ongi vast vahele öelda siin, et pastor, et kes on pastor, öeldakse vaata, et mind ülendati pastoriks või olen kuulnud ka süksid jutte.
Mina ütleks vastupidi, mina näen piiblist, et mind alandati pastoriks, seepärast, et suurem on see, kes teenib. Siin tegelikult alandati selle koha peale. Nüüd oled sa põlvili maas ja pead teiste inimestest palvetama põlvili ja oled madalamas positsioonis ja mitte kuskile kõrgele. Sind postivad sai topitud, vaid sind pandi teenima, teisi teenima, mitte et sind teenitakse. Ja tegelikult on õige sõna, et sind alandati hoopis pastoriks. Ja küll siis Jumal oma tulevases riigis ülendab. Alguses alandatakse. Sa vastutad selle eest, mida saad, millega nõustud, millel lubad kujundada oma ettekujutlust. Kui miski tundub viltu, tuleb see päevavalgele tuua, mitte jagada erakokkuleppel. Sest kokkulepe on see, mis annab neile mustritele jõudu. Ja see, millega sa nõustud, sa muutud. See, millega sa nõustud, sa hakkad selle järgi joonduma automaatselt. Sellepärast nõuab pühakiri testimist ja eristamist ja küpsust. Mitte hirmu tekitamiseks, vaid selge liini säilitamiseks. See, mida Jumal ehitab, vajab struktuuri. See nõuab korda, see nõuab juhtimist, mis pole mitte ainult andekas, vaid see on eristav. Juhtimine peab olema eristav, peab olema see selgelt, nagu Jeesuski ütles, et Jeesus, kui hakkas tööle Jumala määratud aja kohaselt, aeg sai täis, siis ta oli õppinud tundma head ja kurja ja valima head. See ongi, sa pead õppima tundma, mis on hea, mis on kuri ja valima hea. Kui sa valid kurja, siis sa sinna juhtimisse ei sobi mitte mingil juhul. Ja selleks on vaja inimesi, kes ei ole kergesti mõjutatud, mõjutaja ei tohi olla, et iga kõikuv, nii kui midagi kuuleb, kohe kõigub sealt ühest kohast või mõjutab, väga hea on palveränduri teekonnas, seal ühe mehe nimi oligi mõjutatav. Kohe tahtis minna taevriiki joosta suure sammuga esimese depressiooni peale, pööras otsa ringi ja lasi teisel ka veel praktiliselt ära uppuda. Nii et ei tohi olla kergesti mõjutatud sellest, mis tundub õige, vaid on ankurdatud sellesse, mis on tõde. Jumala sõnasse ankurdatud. Jumala sõnasse, kogu aeg oled Jumala sõnas, siis küll sul sees tõuseb üles, südames tõusevad üles vastavad kirjakohad, mis kas siis on selle olukorra poolt või selle olukorra vastu, mis esile kerkib. Sest kõik, mis kõlab õiesti, ei ole õige. Kõik, mis õigesti kõlab, ei pruugi olla õieti rivistatud ja joondatud ja mitte kõik, mis tundub õigustatud, ei juurdu tões. Kõik, igasugune õigustus ei ole tõe juurest. Kõik tuleb läbi katsuda. Arutelu on see, mis kaitseb seda. Me peame sellest arutatakse, inimesed tulevad kokku, arutavad sellel teemal, teisel teemal. Kõik on piibli, Jumala sõna alusel, mida Jumal kehtestab. Ja joondumine on see, joondumine on see, mis seda hoiab. Jumal tahab hoida ja tahab selget jutti pidi. Aga me elame siin kõik need kogudused, kes meil siin oleme üle kogu maa. Me kõik oleme nende väljakutsetega, seepärast, et kurat on koguduse vastane ja siin on olemas 2 kogudust, üks on 12 tähte peas ja teisel on karikas, mis on täis pühade verd. Ja need on mõlemad on kogudused, kristlikud kogudused. See on nagu kunagi oli Hitleri ajal, kes tagasi ei vaata ja sealt ei õpi, siis see on määratud seda kordama. Hitler tõmbas teisel maailmasõjal Hoora kiriku enda alla ja seal hakati vennatapusõda läks lahti. Et need, kes tegelevad tapmistega ja püssidega ja asjadega, siis need lõpetavad selles Hoora kirikus ja hakkavad vendi maalasma.
Nii et issand, hoia meid, issand, tõe sees. Me täname issand selle sõna eest, mis ei ole minu sõna, vaid selle ma lugesin. Aga see muster on täielikult õige, see on piibelik ja me võime läbi katsuda, kas meie ise ei ole kuskil Absalomid või leviaatlanlased, vaid et me oleksime ikkagi kristlased, mis tähendab võitud. Kristlased on võitud ja võitud inimesed, vennad ja õed. Nii. Isa, me täname selle eest, tarkuse eest jälle ja tahame jällest rohkem saada ja olgu kõik õnnistatud. Me vennad ja õed Jeesuses Kristuses. Aamen.